Kaunist keskhommikut kõigile vaatajatele YouTube'is ja raadiokuulajatele. Raadio 7 eetris on täna Keskerakonna peasekretär Anneli Ott ja Keskerakonna esimees, nagu ikka, Mihhail Kõlvart. Ja alustame koalitsioonilepingu väikese analüüsiga. Ma loodan, et te olete selle jõudnud läbi lugeda, ainult 46 lehekülge, seda ei ole palju. Varem on olnud mõned lepingud ka 1 lehekülg, 2 lehekülge ja 5 lehekülge. No, Anneli, ütle nüüd ausalt, mitu värsket mõtet sa 46 lehe pealt leidsid? Mis sul meelde jäi? No, kõigepealt ka minu poolt tervitused kõigile kuulajatele, aga vaatajatele, aga ütleme, seda lepingut lugedes ma mingil hetkel tabasin ennast, see ei olnud isegi mõte, vaid see oli tunne, et ma loen midagi, mis tänase Eesti reaalsusega mitte kuidagi kokku ei lähe. Ja sa saad nagu aru, et see, mis sinna kirja pandud on selline võib-olla nagu kellegi unistus, aga võib-olla ka niisugune pahatahtlik petmine. Et me tegelikult ei räägi sellest, mis on probleem, vaid kirjutame kokku mingisuguse dokumendi, mis hakkab rääkima, kui ilusaks elu läheb. Ja kõik loevad seda ja usuvad seda ja järgmine hommik on kõik rahul olevad ja keegi ei pahanda. Aga tegelikult läheb Eesti elu ikkagi täpselt samamoodi sama rada edasi. Meil on majanduslangus, meil on sotsiaalne lõhestumine ja kõik need riskid ainult süvenevad, kui seda lepingut sisuliselt analüüsida. Nii et ütleme väga midagi toredat sealt kahjuks välja lugeda ei olnud võimalik. Mihhail, 2 kuud nähti vaeva ja no, ütleme, võib-olla AI abiga kirjutati väga palju teksti. Mis olid need sinu jaoks need kõige tähtsamad asjad selles lepingus, sest midagi pidi ju toredat ka olema? Ja, no esiteks see on ju juba 3. koalitsioonileping 2 aasta jooksul ja 3. valitsus, aga sisuliselt poliitika on sama ja samad inimesed otsustavad, ehk siis Reformierakond. Ja kui viimaste aastate jooksul praegune valitsus, uus valitsus ei suutnud pakkuda ühtegi sisulist lahendust, siis võib-olla oleks imelik oodata, et nüüd see lahendus või lahendused kuskilt tulevad. Ei ole kuskilt tulla. No, ainuke siis võimalus, nagu sina pakkusid, et AI hakkab meile lahendusi pakkuma. Aga üks tendents on täitsa olemas. Vaata, pakutakse kuidagi probleeme lahendada, mida see sama koalitsioon on ise loonud. Et suure loosungiga tullakse välja, et maksusüsteem korda ja siis pakutakse ka leevendusi. Et nüüd üks maks jääb ära ja see on siis ettevõtete tulumaks ja automaksu puhul siis pakutakse leevendusi ja see on suur saavutus. Vaata, sa kõigepealt võtad inimeste käest 1000 eurot, siis sa annad 10 tagasi ja ütled, et ole õnnelik, me tegime sinu jaoks nii palju. Ja ettevõtluse puhul samamoodi kõigepealt kägistatakse ettevõtlust ja siis öeldakse, aga nüüd 1 maksu võrra vähem ja sellega me panustame, et ettevõtluskeskkond muutub paremaks. Ja no ma arvan, et see praegune koalitsioon kindlasti tajub, kus on probleeme ja siis pakutakse mitte lahendusi, vaid sellised jällegi loosungid, et mis suunas tuleb siis töötada. Et noored pered saadakse aru, et on raske, aga no päris lahendusi ei ole. Pensionäride puhul on see asi veel huvitavam, et siin mõni kuu tagasi käis siis arutelu, kas indekseerimine on vajalik või ei ole. Ja siis nüüd koalitsioonileping pakub lahendust. Jätkatakse indekseerimisega. Ja sa kõigepealt tekitad hirmu, et indekseerimine jääb ära. Ja siis pärast ütled niimoodi julgelt, et ei, indekseerime edasi ja siis tänu sellele pension ka kasvab. Ja ma olen Anneliga nõus, et sisu poolest see on
petmine, aga see on selline päris osav petmine. Tavaline nagu skeem, et sa nagu lood probleeme, siis tulevad kosmeetilised muutused, aga siis ilusa sildi all. Seal täpselt teine teema on ju seal ka see energeetika peatükk, kus räägitakse sellest, kuidas elektri hind peab saama kõigile taskukohaseks. Ma seda sõnastust täpselt ei mäleta, aga enam-vähem selline ta oli. Ja siis alustatakse, eks ju, tuumajaama rajamist ja selleks vajalike seadustega. Nüüd täna on inimeste toetus sellele koalitsioonile 20%, mis tähendab, et suur enamus Eesti inimestest seda koalitsiooni ei usalda. Sellepärast, et nad lihtsalt ei suuda asju korralikult läbi mõelda, täpselt seesama automaksu teema, kõigepealt tehakse mingi asi valmis, siis tuleb kogukonnalt tagasiside, siis hakatakse seda mingite sammudega kuidagi muutuma, midagi seletama ja siis me hakkame tuumajaama rajama. Mina ei ütle, et see vale on. Ma arvan, et see on väga õige asi, mida mõelda. Aga 20% toetus tähendab seda, et sellised suured sammud Eesti arenguks tuleb Eesti ühiskonnaga läbi arutada. Kas tuleb teha erakorralised valimised, kas tuleb järgmiste Riigikogu valimistel neid otsuseid teha, mitte nii, et kuskil erakonna tagatoas keegi, ma arvan, täpselt samamoodi AI abiga kirjutab selle kokku ja me hakkame kõik seda siis nüüd jälgima, et kuidas see töötab. Nii et seesama roheleppe teema, eks ju, et täna nii Saksamaa kantsler, Prantsusmaa president on öelnud, et kliimamäärus tuleb tühistada, et nende majanduse jaoks on see kahjulik, aga meie ikka raiume seda sama asja edasi. Ja nüüd me raiume seda edasi ja siis mingil hetkel koalitsioon avastab, et nad on selles mõttes nagu sundseisus, et suured Euroopa riigid on öelnud, et see ei tööta enam. Ja siis hakkab meil täpselt samasugune jutt, et nüüd me hakkame siis seda kuidagi muutma ja midagi vähendama ja ei olegi nii oluline ja nii edasi, eks ju. Aga täna loeme seda, kuidas tuulikuid peab rajama, eks ju, ja kuidas peab roheenergiat toetama. Nii et see on selline lühinägelik ja tegelikult läbimõtlemata arengukava nii-öelda Eesti jaoks, et ma arvan, et see lõpeb hiljemalt 2 aasta pärast ära. Te olete mõlemad olnud koalitsiooni valitsustes, Anneli Vabariigi valitsuses, Mihhail on pikalt juhtinud Tallinna linna, kus on olnud ka partnerid. Kas koalitsioonileppel kui sellisel on üldse mingisugune sisuline mõte ja kui on, siis mis seal peaks olema? Sest ma arvan, et Tallinnas tõenäoliselt tuleb Mihhail sul üsna pea hakata mõtlema, et kellega koalitsiooni teha ja kuidas. No ideaalis koalitsioonileppe peaks näitama selle koalitsiooni sisu. Ehk siis, mis on see päris plaan ja sisulised tegevused, mida inimesed siis ootavad ja saavad hinnata. Aga tihti me näeme, et koalitsioonileppe on loosungite loetelu. Samas on mõned ka väga konkreetsed asjad ka selle koalitsiooni lepingu puhul. Maksuküüru, nii nimetatud maksuküüru kaotamine. See asi on päris asi, sest see läheb maksma eelarvele 500 miljonit aastas vähemalt ja see on see raha, mis läheb Reformierakonna valimiskampaania kinnimaksmiseks. Sest see on Reformierakonna peamine nagu lubadus. See on nüüd jälle koalitsioonileppes, seda lubati siis enne valimisi ja mõnes mõttes on isegi aus. No minu arust see on väga aus. Valijate puhul. Sul on suurem palk ja tänu maksuküüru kaotamisele sa saad nüüd rohkem raha. No ma täna ei ole Mihhail Reformierakonna valija, aga ma arvan, et praegune valitsus jagab lihtsalt oma valijatele 500 miljonit laiali ja kõik on õnnelikud. Et miks sa pahandad? Vaata, võib-olla sellepärast, et mina ei saa. Ei, ma arvan, see on täpselt sellepärast. Ja, aga mina pahandan sellepärast, et tegelikult maksavad kinni need samad valijad. Et see ei ole nii, et keegi midagi saab.
tegelikult see on see sama skeem, et kõigepealt võetakse ja siis natuke antakse tagasi. Ja veel antakse tagasi mitte nendele, kellel on suurem vajadus, vaid nendele, kelle palk on niigi suur. Vot see on see probleem. Vaata, inimene, kelle palk on 1200 eurot. Mida ta võidab? 1 euro kuus, 12 eurot aastas. Inimene, kes juhuslikult istub Riigikogus, tema võidab rohkem kui 500 eurot aastas. Ja see ongi see küsimus, et kelle jaoks seda tehakse. Ja kui sul on palk 2500, siis sa võidad nagu korralikult. Aga pärast sa maksad automaksu, sa maksad tulumaksu, suurema tulumaksu kinni ja sa maksad tegelikult ka suurema käibemaksu kinni, kuna kõik hinnad kasvavad. Ja lõppkokkuvõttes sinu taskust võetakse mitu korda rohkem, kui sulle antakse selle niinimetatud maksuküüru kaotamisega tagasi. Aga on võimalik rääkida, et meil on suur muutus, suur saavutus, midagi inimestele antakse ja nii edasi. Ja see on kõige suurem probleem, et me ei püüa leida sisulisi lahendusi. Me kogu aeg tegeleme mingi ringmajandusega. Et maksud ümber jagavad ressurssi ja mida riik tegelikult lõppkokkuvõttes ikkagi võtab nagu inimeste käest tagasi. Et see on suuremas plaanis mõttetud tegevus, millega tegeleb avalik sektor, riigi valitsus ja kõik maksumaksjad. Ja selle nimetus on vabanduspoliitika. Aga minu arust on, Anneli, kas oli tundus, see on minu arust ju täiesti geniaalne mõte, kui sa saad 2 kuud rääkida, et sa teed ühte dokumenti, oled kogu aeg meedias, siis käid selle välja kui suure sellise saavutuse, pärast selgub, et valdav osa sellest on kokku kirjutanud küll ametnikud, no või vähemalt ma olen lugenud meediast, et selline seisukoht paljudel analüütikutel on, tegelikult see on ju hea poliitika. Ma arvan, et tegelikult see ei ole hea poliitika just Eesti inimeste jaoks, et võib-olla see on hea poliitika nende poliitikute jaoks, no selle väike iroonia oli ka sees. No ma sain aru, et kes seda on seda nii-öelda teguviisi siis ära kasutanud selleks, et tähelepanu saada. Aga ma arvan küll, et ega täna Eestis enam väga palju inimesi ei ole, kes tõesti uskusid, et sealt nüüd midagi väga huvitavat välja loeb, et jah, neid ilusaid no me oleme 20 minutit saanud juba rääkida. Kuidas ettevõtlus toetatakse ja nii nagu Mihhail ütles, et tegelikult tegeletakse ringmajandusega ja ettevõtluse toetamisest seal juttu ei ole, et pigem läheb ainult keerulisemaks, maksud tõusevad, ka omavalitsustel läheb keerulisem sellepärast, et inimeste heaolu langeb veelgi, hakkama saamise võimekus langeb veelgi, omavalitsuste roll selle tasandamisel kasvab, see tähendab seda, et vähem jääb võimalusi kohalikke ettevõtjaid toetada, kes on ka väga raskes seisus, et selline, see on selline, ma ei oskagi öelda, mis pimedus on siis, millega nagu on löödud, et reaalselt Eestis toimuvat ei märgata ja olgem ausad, koalitsioonileping on tegelikult selline asi, kus erinevad huvid lepivad omavahel kokku. Eks, et mis siis need asjad on, mida mingi perioodi jooksul koos ära tehakse. Aga praegu ju ei ole erinevaid huvisid, nii et see on lihtsalt üks siuke deklaratsioon, et me kõik saaksime seda lugeda, arutada, aga sealt mingit väljundit loota ei ole vaja. Mulle tundub, et võib-olla ma eksin, võib-olla mu mälu on juba natukene tuhmunud, aga vanadel aegadel, 15 aastat tagasi, 20 aastat tagasi, siis oli koalitsioonileping selline dokument, kus juba olemasolevad ideed lepiti kokku, mida siis me koos ära teeme. Keskerakonnal on üks idee, Reformierakonnal on teine idee, Isamaal on 3. ja siis lepitakse kokku. Aga nüüd otsitakse seal nagu Pipi otsis punki ja seda lihtsalt ei leita. Aga lähme siit teise teema juurde, kas koalitsioonileppes peaks mõni suur idee olema, et sa ütlesid, et kõik on pimedusega löödud, võib-olla on olukord see, et Eesti lihtsalt ei ole üldse ideid, ma ei räägi ühte suurt ideed, vaid üldse ei ole ideed,
ideid, mida me peaksime tegema kogu ühiskonnas, et kaasa arvatud arvamusliidrid heietavad pikalt sellistel teemadel, mis ei ole üldse huvitav. Kusjuures see on väga hea küsimus, et mina nüüd praeguse oma ameti või töö tõttu olen saanud võimaluse tegelikult väga paljude Eesti inimestega otse suhelda ja erinevates Eesti piirkondades. Ja mis põhiteemad hakkab järjest rohkem päevakorda tulema, on see, et mina nimetaksin seda selliseks nagu Eesti inimeste, et meil tekib vajadus Eesti inimesi uuesti nagu Eesti riiki integreerida, sest inimesed on riigist eemaldunud ja küsitakse, et mis on see mõte, mida me siin koos ajame, mille nimel me pingutame. Et kui sa pead iga päev tegelema sellega, et põhimõtteliselt toit oleks laual, et eluase oleks soe ja see ettevõte, mida sa oled terve elu ehitanud, püsiks, siis ei ole võimalik rohkem panustada ühiskonda laiemalt. Ja järjest tekib inimestel küsimus, et mille nimel ja kas peaks ära minema. Noortel täpselt samamoodi, et seda sellist hingelist motivatsiooni ja kontakti jääb järjest vähemaks, sest inimesed saavad aru, et nende mõtetest, nende ettepanekutest mitte keegi ei hooli. Et ei ole vahet. 20% on toetus, me saame aru, kus see tuleb ja sellega korraldatakse kõikide inimeste elu. Aga Mihhail, kes siis peab hoolima? Et valitsusel on teatud ülesanded päris raske panna, sellepärast, et ma ei ole veel ühtegi valitsust Eestis näinud, kes tõesti vastab ootustele. Kes vastab ootustele. Võib-olla see hoolitsemine, mõned on püüdnud, võib-olla Reformierakond püüab oma valijaid hoolitseda, et jagada nendele 500 miljonit eurot laiali ja võib-olla Keskerakond, kui oli valitsuses, püüdis ka pensionäre aidata, kuigi väga ei õnnestunud, ma tunnistan ausalt, et minu arust need numbrid tegelikult olid ebapiisavad. Aga rohkem kui praegune valitsus ja eelmised valitsused kokku. Jah, sellega võib nõus olla, et nüüd ei huvita pensionäre enam kedagi. Ma pean silmas nüüd neid reaalseid samme, mis on tehtud, et kuidas keskmine pensionisaaja tunneb. Eelmisel nädalal ma kohtusin lugupeetud presidendiga. Ja tema peamiseks küsimuseks oli üks uuring, mida siis ta püüdis koos minuga analüüsida. Ja see uuring näitab, et suur osa Eesti inimestest ei tunne, et nad on ühiskonna osa. Et Eesti inimene ei tunne, et ta on Eesti osa. Miks? Sellepärast, et tema igapäevane elu, nagu Anneli tõi välja, on ellujäämine. Ta ei suuda mõelda suurtest eesmärkidest, narratiividest, kui tema igapäevane eesmärk on leib laua peal. Aga teine oluline aspekt, ja ma arvan, et see on isegi olulisem, et riik, valitsus, poliitikud regulaarselt annavad signaali, et ta ei ole oluline. Et tegelikult tema arvamus, tema prioriteedid, tema valikud ei ole olulised. On olemas mingi eliit, kus võetakse vastu otsuseid ja siis pärast parimal juhul kommunikeeritakse, mõnikord mitte. Ja need otsused ei ole ekspertiisiga, vaid on poliitilise motivatsiooniga. Et inimesed tegelikult seda tajuvad, et ei ole seda tarkust, ei ole seda ekspertiisi, et otsused on läbi mõeldud, otsused on mõeldud paljudeks aastateks, otsused mõjutavad meie tulevikku.
inimesed saavad aru, et see, mida poliitikud otsustavad, on mõeldud valimisteks. Inimesed seda tajuvad juba. Ja siis tekib ebakindlus. Ja inimesed ei tunne, et nendest midagi sõltub ja nad siis ei soovi ka selles osaleda. Ja kui inimesed ei ole motiveeritud panustama, ei osale nendes protsessides, siis tõepoolest tekib küsimus, kelle jaoks ja mida me teeme. Ja see on tõepoolest väga ohtlik tendents, sest väikses ühiskonnas, väikses riigis, kui me ei suuda kontsentreerida meie ressurssi, meid on 1 300 000, kui sedagi. Ja kui me ei suuda ressurssi kontsentreerida, me kunagi midagi ei saavuta. Ja täna kahjuks poliitikud annavad signaali, et inimene ei ole oluline. Aga minu arust on tulnud 2 sellist sarnast signaali, mis näitavad, et riik on väga oluline. Et üks on siis selline, need on tegelikult väga seotud, et Eesti Post otsustas tõsta kirjade saatmise hinda 20%. Kuna keegi kirju nagunii ei saada, et 1 kirja ta aastas võib-olla saadab ja siis selle 1 euro ta leiab. See on minu arvates filatelistina, margikorjajana, perekondlikult päris pikk aega. Ma ütlen, et see on muidugi, ütleme, kultuurikadu. Üldse markides on juhtunud selline kehv lugu, et nüüd nad enam ei ole tavalised sellised, vaid on nagu kleepsu peal, et neid ei saa enam panna nagu puhtad margid ja kustutatud margid ja kõik selline. Ja siis teine uudis, mis on täpselt sama temaatika tegelikult, et minister ütleb, et mis te sinna EMO-sse üldse lähete, et polegi vaja minna, et hoiame riigi raha kokku, ja teid tuleb sealt ka ikka eemal hoida ja see on tegelikult olnud suhtle AI-ga. Jah, ja see ei doktor Google oli varem, nüüd on doktor Tehisaru. Et ma võtaks selle kokku sellega, et minu arust nagu riigi teenus, ma ei tea, kas ta läheb kehvemaks, aga ta läheb raskesti kättesaadavamaks. Et Eesti Posti kohta ma kirjutasin siin ka eelmise aasta lõpus ühe arvamusloo, kus ma tegelikult ka nagu natukene vaatasin sellesse teemasse sisse, sest et tegelikult riigiasutuse loogika või riigiettevõtte loogika ei saa olla, mis on sama, mis on eraettevõtte loogika, aga meie kahjuks oleme jätnud ühe sotsiaalse grupi tegelikult igasugustest valemitest välja ja need on need inimesed, kes ei ole täna digipädevad ja kes ei saagi selleks mitte kunagi. Ja kui me vaatame riigi nii-öelda strateegiaid, siis on see, et kõik koondame, kõik läheb internetti, kõik läheb tehisaru peale, aga kui võtame selle sama koalitsioonilepingu tagasi, ma lugesin ka selle mõttega seda, siis mitte üheski peatükis, mitte üheski ei ole juttu sellest, et vanemaealised inimesed ja tegelikult ka veel tööealised inimesed, kes ei ole sündinud sellesse internetimaailma telefon käes, mitte nendega ei tegeleta mitte üheski etapis. Aga me räägime jälle seda, kuidas me saame kõige uhkemaks tehisaru kasutavaks riigiks. Et seal on täielik vasturääkivus sees, seda, kuidas peab üliõpilaste, kuidas õpilastega peab sellest rääkima ja kuidas neid peab õpetama tuleviku mõttes. Aga see, et meil täna on inimesed ja nad elavad veel mitu aastat. Tehisaru areneb nii kiiresti, et need inimesed elavad veel mitu aastat selles keskkonnas, kus nad saavad aru, et neid ei ole riigi plaanides sees. Neid ei ole vaja. Nende probleem teenuseid kätte saada on puhtalt nende probleem. Mihhail, kas sina saad kõiki teenuseid mõnusalt kätte? Kas sa tunned vahest ka isiklikult, et riik piirab teenuste kättesaadavust kas rahaga või mõne muu asjaga, sest tegelikult me teame seda ka, et politsei ja piirivalveameti need passilauad, neid jääb järjest vähemaks ja erinevad sellised ebamugavused, mis selle teemal, mida Annel just viitas, on juhtunud. See on muidugi suurem teema, see, et riik, avalik sektor praegu erinevates Eesti piirkonnadest kolib välja ja on juba kolinud välja. See on suur regionaalne probleem.
aga no sellest me võime nagu pikalt rääkida. Kui me räägime tehisarust, siis noh, see on positiivne, et me sellega tegeleme. Me muidugi peame aru saama, et me oleme korralikult maha jäänud. Et esiteks Euroopa on Hiinast ja Ameerikast 10-15 aastat maha jäänud, aga meie isegi Euroopa kontekstis oleme peaaegu viimased. Et no lihtsalt see arusaam meil peab olema, kus me oleme. Vaata, mina olen vist juba nii vana, et mõni tendents minu jaoks on isegi hirmutav. Et kui inimene loobub otsekontaktist, kui nüüd kõiki asju hakkab lahendama tehisintellekt, noh, ka selle suunas me ka liigume, et lugupeetud justiitsminister pakub, et nüüd mõned asjad peaksid lahendama mitte kohtunikud, vaid tehisaru, no siis ma arvan, et see on päris ohtlik areng. Aga kui rääkida Eesti Postist, vaata, mulle meeldis sinu tähelepanek, et tegelikult see on osa kultuurist. Kui sa mäletad, et kunagi räägiti, et kui tuleb kino, siis teatrit tegelikult ei ole vaja. Siis räägiti, et kui tuleb televisioon, siis kinos inimesed enam ei käi. See, nagu, seda ei juhtunud, jumal tänatud, aga samamoodi oleks õige, et tänu internetile ei kao see kultuur, kirja saatmise kultuur, kaartide saatmise kultuur. See ongi osa inimkultuuris ja oluline osa. Aga meil on peamine väärtus Exceli tabel. Vaata, ja see on, Anneli ju õigesti rõhutas, et see on ju riiklik ettevõte. Ei saa olla nii, et riigi ettevõtte puhul on ainult üks eesmärk, tulu teenimine. Me oleme sellest rääkinud erinevate riigi ettevõtete kontekstis. Siin peavad olema ka suuremad eesmärgid ja suuremad väärtused. Seda kahjuks ei ole. Me siin alustasime ka EMO-st rääkima, et siin hiljuti austatud sotsiaaltervishoiuminister Karmen Joller andis avalikkusele teada, et enam sotsiaalvaldkonnaga ise ei tegele, kuna ta on ülekoormatud ja ei peaks nagu selle valdkonnaga tegelema tema, las ametnikud tegelevad, tema siis tegeleb tervisehoiuga. See on tema siis prioriteet. Et pannakse nagu ministeeriumid kokku ja siis lugupeetud minister ütleb, aga üks valdkond ei ole prioriteetne. See on muidugi nagu väga ideoloogiline ka. Ja siis mida ta siis tervisehoius soovib saavutada? Et piirame siis EMO-teenuse kättesaadavus. Et liiga paljud inimesed pöörduvad nagu EMO-sse, nagu see on probleem. Muidugi on probleem. Aga miks ta ei räägi sellest, kus on selle probleemi juur? Et tervisehoiuteenused inimestele täna ei ole kättesaadavad punkt. Ja sellepärast inimesed püüavad leida endale sellise lahenduse. Ja noh, tõenäoliselt on ka sellised, kes pöörduvad ilma asjata, aga globaalselt selle probleemi sisu seisneb selles, et inimesel ei ole valikud. Kas ta ootab 3-4 kuud järjekorras spetsialisti juurde ja võib-olla, vabandust, selle aja jooksul arsti enam ei olegi vaja, aga võib-olla tal süda valutab nagu iga päev. Mida ta siis teeb? No, EMO-ga on selline huvitav asi, et ma käisin Tartus meditsiinikonverentsil, esinesin, rääkisin seal meediast ja muust sellisest asjast, aga ma kuulasin ära terve selle päeva. Ja seal ma sain teada, et tegelikult EMO-s sureb erakordselt vähe inimesi. Et ma ei mäleta seda täpset protsenti, ma ei hakka seda igaks ütlema, aga see oli väga-väga väike protsent. Aga et ühesõnaga no, see ei ole see koht, kus satuvad nii-öelda keskmiselt
surmahaiged inimesed, kes võivad kohe lahkuda. Et need olid, no neid juhtumeid tuleb ette, aga neid on väga vähe. Aga nüüd Nende jaoks on kiirabi tegelikult. Ja. Aga nüüd milles on nagu hästi suur probleem minu arvates kogu selle meditsiinisüsteemi korraldamisega, et inimene maksab päris suure summa oma palgast, mis on tema nii-öelda ravikindlustus. Ja nüüd, kui ma tahan teada, kas ma olen haige või terve, ma ei saa ise sellest täpselt aru, siis loomulikult ma tahan minna kontrollima. Ja kui me räägime veel eriti nii-öelda sündroomist Eesti mees, kes läheb, kõigepealt sureb ära ja siis alles läheb arsti juurde, et noh, alati liiga hilja, siis tegelikult me seda ei saa väita, et keskmiselt tuleks piirata EMO kättesaadavust, vaid võib-olla on küsimus hoopis selles tegelikult, et kogu arstiabi süsteemi kättesaadavus nendele inimestele, kelle päriselt vaja on, piiratakse üksikute inimeste tõttu, kes võib-olla käivad arsti juures liiga sageli. Probleem on meditsiinis väga suur ja seda nagu lahendada 1-2 otsusega ei ole võimalik ja ei ole võimalik lahendada ka 2-3 aastaga. Et sest meil ei ole arste, meil ei ole ressurssi ja meil ei ole tegelikult ka kaasaegseid haiglaid piisavalt. Ja seda loomulikult ei saa nagu süsteemselt nagu lahendada siin mõni aasta jooksul. Aga probleem on selles, et kas valitsus ei taju seda või siis tajuvad, aga saavad aru, et nemad lahendada seda niikuinii ei suuda ja siis pakuvad välja pseudolahendusi. Jah, loomulikult EMO on ülekoormatud, aga probleem, nagu sa tõid välja, on süsteemis, mitte EMOs. Ja inimesed sinna pöörduvad tõepoolest sellepärast, et valikut ei ole. Ja samas see on ka õige tähelepanek sinu poolt, aga me oleme ju huvitatud selles, et inimene ei kannataks, vaid pöörduks arsti poole. Aga ta ei saa pöörduda, kuna arsti juurde on järjekord 4 kuud parimal juhul. Et ja siis tekib see nõiaring ja kust see ainuke väljapääs paljudele inimestele ongi EMO. Ja siis, kui me globaalselt või süsteemselt probleemi ei lahenda, aga ka EMO uksed paneme kinni, siis kes võidab sellest? No inimestel on üks väga lihtne soovitus, olge terved. Või Anneli, kuidas? No tegelikult ütleme ikkagi lugupeetud ministri selline otsus, et nüüd üks valdkond ei ole oluline, see on väga märgiline. Sest et kui ametnik, ma usun, et enamus ametnikke on meil väga tublid, kohusetundlikud, aga ametnik on alati mingi ala professionaal ja ta teeb neid otsuseid vastavalt sellele ja see poliitiku roll on ju tegelikult just see, et tuua seda tasakaalu, eks? Et kõik sotsiaalsed küsimused oleks ka otsustes arvestatud. Nii et siin ütleme sellist nagu inimeste vaadet jääb kindlasti vähemaks, kui hakatakse ainult ametlike poolt otsustama. Ja ma arvan, et sellist asja lihtsalt ei tohi lubada. Seda ei tohi nagu aktsepteerida, et minister ütleb, et see ei ole tema probleem selles valdkonnas, mis on kõige võib-olla keerulisem üldse praegu just tema haldusalas. Nii et ja mida siin veel näha on see, et ikkagi me ei saa aru sellest, et meie inimesed elavad väga erinevates kogukondades. Üks asi on see elada pealinnas, teine on elada pealinnast väljas, kus tegelikult mingist kellaajast võib-olla ongi kõik uksed kinni ja sa ei saa isegi raha eest seda teenust, mida võib-olla suuremas keskuses on võimalik. Nii et selline kogukonna või riigi üldsuse tunnetus jääb järjest vähemaks ja see on väga suur ohumärk. No kui nüüd olla natukene terav ja sarkastiline, võiks öelda, et inimesed kolige kõik Tallinna, siin on mõnus, siin on kõik teenused olemas aga see on muidugi iroonia, ma igaks juhuks ütlen, aga me täna räägime suurest plaanist ja võib-olla see küsimus, mida me täna tõstatasime, on kõige oluline, et suhe inimese ja riigi vahel.
ja noh, ja kõik need teemad, mida me oleme arutanud, näitavad kahjuks, et inimene nagu saab signaali, et ta ei ole oluline. Aga ja lihtsalt mul tuli nagu üks asi nagu meelde, mida me siis siin hiljuti jällegi meedias nägime, et Kliimaministeerium tuli välja toreda siis kommunikatsioonikampaaniaga, et tuulikute promomine ja veel ka sellisel viisil, et väga paljud inimesed said aru, et inimesi mõnitatakse. Et nagu näidatakse, et kuulge, et te olete, noh, nüüd ma püüan leida, mis see korrektne sõna on, et te ei ole väga targad, et ei saa aru, et tuulikud on toredad asjad, et ja meie siis tuleme ja näitame teile nagu sellisel viisil, et tuulikud on vajalikud ja kahju nad ei too. Et see, et te tajute, et te ei taha nagu tuulikute kõrval nagu elada, see on teie probleem. Et noh, nii nagu sina ütlesid, olge terved ja see ongi lahendus, et võtke vastu ja see ongi lahendus, et ja see on teie probleem, kui te ei saa aru või te ei meeldi. Me siin maksame arendajatele investeeringud kinni, maksame põrand hinda kinni ja veel maksame veel ka nendele siis reklaamkampaaniad, et palun, tuulikud on toredad asjad. Aga meie saateaeg on läbi ja mis ma saan öelda kokkuvõtteks, loomulikult me hoolime teist, head kuulajad ja vaatajad, ja järgmine nädal on jälle Keskhommik eetris. Täna olid stuudios Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart, Keskerakonna peasekretär Anne Lööt, mina saatejuhina Janek Mägi. Kaunist Keskhommikut!